võita. Et need on väga head näited sellest, kuidas seda teha. Aitäh! Aitäh! Ja tänase päeva me lõpetame siis kokkuvõtliku aruteluga. Ma palun siia Arenguseire Keskusest Tea Danilov. Tea teab täpselt, kuidas keeruliste küsimustega ühiskonnas tegeleda, kuidas neid päevakorda saada ja kuidas neid lahendada. Siis ma palun Timo Tarve, ajakirjanik, Kuku Raadio saatejuht ja toimetaja, kes siis loodetavasti vaatab seda meedia poolt, et miks ühelt poolt justkui nagu räägitakse sellest rahvaalgatust, aga justkui nagu ei räägita ka meedias nii palju, kui tegelikult nii-öelda seal portaalis toimub. Ja kui Riigikogu töö nüüd lubab, siis liitub meiega ka Õnne Pillak, Õnne Pillak, vabandust, silm ei seleta enam. Pole hullu. Õnne Pillak siis juhib täna sotsiaalkomisjoni ja sotsiaalkomisjon on olnud läbi aastate see komisjon, kuhu väga palju kollektiivseid pöördumisi suubub või suunatakse, sest sotsiaalteemad lähevad inimestele korda. Et tõepoolest, et portaali algusaastatel me nägime seda, et väga palju oli keskkonnateemalisi pöördumisi, veel palju enne seda, kui keegi üldse Eestis kliimaneutraalsusest rääkima hakkas, olid juba rahvaalgatusportaalis need teemad üleval. Aga enne kui me võib-olla jõuame selle täna konkreetse selle õiguse juurde ja kuidas paremaks teha ja mida edasi teha, astuks korra nagu selle sammu tagasi sellest demokraatia vaatesse, et me kuulsime, et ega maailmas selle demokraatiaga hästi ei ole ja selleks, et demokraatia toimiks, peab ta nagu põhimõtteliselt olema legitiivne. Ja sellist esindusdemokraatia kriisi või esindusdemokraatia usaldamatust, eks täna ju on ka sellist tunnetatud usaldamatust. Riigikogu usaldusväärsus on sotsioloogiliste küsitluste alusel kõigi aegade madalaim. Ja eks tegelikult ka tollal, kui kogu rahvakogu ja jääkeeldre protsess toimus, oli ju ka nagu tunnetatud demokraatia kriis. Et kas nüüd see osalusdemokraatia instrument rahvaalgatuse näol võiks olla see ravim või siis vähemalt leevendus selle esindusdemokraatia usaldamatusele või usaldusväärsuse langusele. Et võib-olla Tea, sa alustaksid, sest teie olete teinud Arenguseire Keskuses ka riigivalitsemise stsenaariumeid. Mida teie stsenaariumid näitavad? Suur aitäh ja aitäh seda päeva korraldamast. Minu meelest väga vajalik päev ja vajalik arutelu. Ja tõesti, kui Maiu enne oma ettekandes tõi välja, et esindusdemokraatia ei tundu suurele osale rahvast või kasvavale osale rahvast legitiimne, et siis kas see vastus kujunenud olukorrale on osalusdemokraatia. Ja tegelikult oli väga tore kuulda praegu seda kogemuslugu siis Zuzu esituses. Ja see viis mind sellele mõttele, et või õigemini ma alustan korra laiemast taustast, kus 2019 aastal professor Marju Lauristin aitas ühel Tartu Ülikooli teadusgrupil, kus olid veel ka Mare Ainsaar ja veel mitmed tunnustatud teadlased, aitas teha Eesti ühiskonna selliseid väärtusklastreid või hoiakuklastreid ja muidugi need andmed, olgu ette öeldud, olid juba mõnevõrra ka, praeguseks on nad ilmselt aegunud, seal vist 2017 oli viimane saadaolev andmepunkt, aga juba toona järeldati, et Eestis levib uus kogukondlik mõtteviis. Ja seda ilmestas siis see, et hoolitakse keskkonnast, hoolitakse lähedastest suhetest, hoolitakse kogukonna initsiatiividest, kogukonnana tegutsemisest, aga seal oli ka kaks aga, eelkõige siis seda kasvavat gruppi iseloomustas hea majanduslik kindlustatus, ehk toimetulekumured ei olnud miski, millega nad iga päev kokku puutuvad, ja teine oli, et siis nad ei olnud huvitatud erakonnapoliitikast ja selles oma väljundi leidmisest. Ja ma ei taha tõmmata paralleeli või võrdusmärki selle uuskogukondlikkuse ja siis kollektiivsete pöördumiste vahele kindlasti mitte, et seda võrdusmärki seal ei ole, mingi ühisosa seal tõenäoliselt on, me ei tea, kui suur. Kuhu ma selle jutuga sihin, on see, et kui me nüüd neid kollektiivseid pöördumisi võtame kui nii-öelda esindusdemokraatia
täiendust, mille kaudu siis head ideed ka siis Riigikogus ühel hetkel vastu võetud saavad, need head näited, mida Zuzu just tõi, kas me siis sellega seda esindusdemokraatiat nagu veel enam nurka ei suru, kui me näeme, et sellest on võimalik edukalt mööda minna. Muidugi, tore, hea näide on Zuzu ise, kes on nüüd ju esindusdemokraatia ridades valitud rahvasaadikuna. Et jällegi, see pilt ei ole mustvalge, aga ma tooksin siia tõesti, ütleme jutu alustuseks selle, et kas väga palju osalusdemokraatiat omakorda ei nõrgesta seda esindusdemokraatiat. Teatud määral ta täiendab, aga kas seal on ka mingid ohud? Aitäh! Kui kollektiivseid pöördumise õigust loodi, siis kõlasid ka need arvamused, et osalusdemokraatia nõrgestab esindusdemokraatiat, lausa ohustab. See ei olnud küll valdav, aga neid muresid väljendati. Õnne Pillak, täna esindusdemokraatia osaline. Kuidas Riigikogu liikmena, liikme seisukohalt vaadates, kas see, et kodanikud kuskilt on aktiivsed, tulevad ettepanekutega, koguvad allkirju, teevad kampaaniat, kas see täiendab, õõnestab, ohustab esindusdemokraatiat? Ikka täiendab. Mina arvan, et täiendab, sest kui ma vaatan sotsiaalkomisjoni poolt, mul küll komisjoni juhina see kogemus on nüüd just tänasei aasta, aga ma vaatan neid teemasid, millega meie poole pöördutakse, siis see natuke jaguneb kolmeks, et üks osa, mis minu jaoks on nagu kõige valusam ja kõige kurvem, on need inimesed, kes on oma murega nii-öelda nurka mängitud juba, et tihtipeale meil oli just, mis puudutas näiteks puude määramist. Ja see oli ühe inimese väga isiklik probleem, ta ei olnud abi saanud ja lõpuks siis arusaadavalt tal mõttekaaslasi oli sedavõrd palju, sellepärast et puudega inimeste teemad on hästi kõnetavad inimesi ja kui siis me komisjonis arutasime seda, siis tegelikult me saime ka sellest aru, et seal oleks piisanud sellest, kui vastavate asutuste ja ministeeriumiga suhelda, et neid asju tehagi inimkeelsemaks, mõistetavamaks, aga inimene oli tundnud, et ta ei saa lihtsalt abi, temaga ei räägi keegi ja tundis vajadust kollektiivne pöördumine koostada. Et see on nagu see üks pool, et on pöördumisi, mida tegelikult me saaksime palju lihtsamalt oma töös lahendada nii-öelda igapäevatööna. Teine pool on siis need pöördumised, mis ongi hästi konkreetselt on idee. Zuzu siin tõi tõesti väga head näited ja neid võib siin veel tuua. Näiteks, mis mind hästi kõnetas, see oli küll mitu aastat tagasi, mis puudutab jälle sotsiaalkomisjoni haigekassast makstavad hüvitised ehk siis haigushooldus-hüvitis lapsevanematele, et seda hakatakse maksma siis vanema tegeliku sissetuleku järgi pärast vanema hüvitist tööle tagasi minnes, mitte miinimumpalga järgi. Läks aastaid, sellest aastast suvest nüüd see probleem saab lahendatud. Väga konkreetne, sisuline, oluline. Ka toona komisjon osaliselt toetas seda pöördumist. Ja siis on kolmas pool, mis täna siin juba nii Rait Maruste kui Liia Enni tõid välja, mind väga kõnetas teeman, et kui ongi nii-öelda opositsioon kasutab vahendina seda kollektiivset pöördumist, sest minu jaoks need on võib-olla selles mõttes, et pisut kõlab halvasti, aga natuke tekitavad allergiat, sellepärast, et tegelikult nendel on teised vahendid, millega oma eesmärke, soove, vaateid, tegevusi ellu viia, et see ei peaks olema see kollektiivne pöördumine, sest sageli juhtub ka see, et see tekitab ühiskonnas neid lõhesid veel rohkem, eriti praegusel ajal, kui neid ei ole vaja tegelikult. Et selles mõttes jah, nad jagunevad kolmeks, aga minu meelest on kollektiivsed pöördumised olulised. Need aitavad meid enda töös, et mõista ühiskonnas olenevaid meeleolusid, olulisemaid teemasid
ja mina näen küll pigem, et nad aitavad meid. Aitäh, see konkreetse puudega inimese probleemist üles kerkinud pöördumine oli väga hea näide sellest, kuidas parlament ei ole ju ainult seaduslooja, vaid parlament teeb ka parlamentaarset järelevalvet. Et ma ei tea, mida te seal täpselt selle pöördumisega tegite või mis see tulemus oli, aga see on võimalus, kuidas parlament saab seda järelevalve funktsiooni täidesaatva Absoluutselt. Seal see konkreetne lahendus oligi, et me saatsime vastavatele ministeeriumitele ülesande püstituse, mis on probleemid, kuidas te neid lahendate ja juba tegelikult need samad teemad on ka ministeeriumites töös, et selles mõttes ta oli eriti kuidagi kurb kuulata, et inimene tegelikult see abi saamine oli oma käeulatuses, aga see ei jõudnud temani ja see on tegelikult ka väga hea tagasiside, et mida me peame siis rohkem riigina tegema. Aitäh. Ajakirjandus, 4. võim, väga oluline roll, ütleme selle usaldusväärsuse või usaldamatuse vahendamisel, loomisel. Kuidas ajakirjanduse poolt vaadates see kollektiivsed pöördumised ja osalusdemokraatia, esindusdemokraatiat mõjutab? Väga olulisel määral. Oleks ainult huvi suurem ajakirjandusel sellesama kollektiivse osalusdemokraatia poole. Ma tahan muidugi õnnesoovid edastada kõigepealt osalusdemokraatia juubeli puhul ja ütlen, et ma olen ka hästi suur osalusdemokraatia fänn. No mul on minevik selline, et ma olen Vox Populi saadet juhtinud. Seda reaktsiooni ma ootasin. Ja see oli väga puhas osalusdemokraatia vorm. Sellega kaasnesid mitmed ohud, aga eks paljud on sellega kursis. Ma tulin 3 võtterühmaga siia Riigikogu majja täna sisse. Üks võtterühm seadis ennast püsti sotsiaaldemokraatliku fraktsiooni ukse taha. Ilmselt küsimaks siis kommentaari Tallinna võimu kohta. Teine võtterühm sättis ennast Riigikogu rõdule, vaatamaks seda, kuidas Kaja Kallas vastab järjekordsele Kalle Grünthali küsimusele. Siia ei jõudnud mitte ükski võtterühm. Ehk siis see turunduslikku vunki juurde anda, poleks ma ise keskmisest suurem osalusdemokraatia fänn ega jälgiks koostöökogu erinevaid tegemisi, siis ilmselt ma poleks ka siia jõudnud, täna siia välja. Aga see on ütlemata oluline ja ma praegu loen näiteks ja rõõmuga elan kaasa sellele, ma loodan väga, et Jari Pärgma ja teiste algatus Eesti viipekeel, et ta saaks lipupäevaks, et see jõuaks siia nüüd majja, et ta saaks ka siin ilusa heakskiidu ära lõpuks. Ja ma arvan, et kas see oli Eurovisioonil äkki või Eurovisiooni aegu, ilmselt see sama algatus sai väga palju allkirju kohe samaaegselt ka juurde. See võis nii olla, eks ju. Et taolisi asju tähele panna, selliseid pisikesi nüansse välja tuua, kas või iga väikese algatuse puhul oleks mu soovitus küll, kus rohkem tähelepanu tõmmata ja siis saada ka rohkem ajakirjanduslikku tähelepanu ja seda sama mõju. Koostöökogu usinad töötajad pöördusid mitmete meediaväljaannete ja ajakirjanike poole, aga huvi on pehmelt öeldes leige. Aga igal juhul aitäh, et sina siin oled. Ja kui me nüüd lähme nende küsimuse püstituse või probleemide juurde, mis täna on siin välja toodud, et mida veel edasi arendada selles kollektiivses pöördumises kui instrumendis, siis üks teema oli see, et kas peaks kuidagi eriliselt tähelepanu pöörama väga suurte arvuga kollektiivse pöördumiste peale, kuigi võiks öelda, et kui põhiseadus ütleb, et igaühel on õigus pöörduda ametiasutuste poole, siis me võime küll arutada selle üle, et mis ametiasutus see põhiseaduse tähendus on, aga siiski, et igaühel on see õigus olemas. Me juba oleme teinud sellele 1000 inimesele sellise eraldi ukse oma pöördumisega tulla, et kas peaks veel neid eraldi selliseid uksi tegema või erimenetlusi tegema suurema tähelepanuga pöördumiste osas. Kui sa lubad nüüd mitte otse küsimusele vastata, siis vaid pisut korra veel reflekteerida seda, et see kollektiivne pöördumine kindlasti on üks keskne osalusdemokraatia instrument ja selle üle kohe arutame, kuidas ta saaks olla veel mõjusam. Ja rõõm kuulda, et see toob lauda asju, mida muidu ei märgataks, et see on kindlasti väga-väga tänuväärne. Ma korra tahaksin viia jutu sellele, et osalus või demokraatia ja see osalus, see on ju valdavalt seostatakse seda piirkondlikkuse, kogukondlikkusega. Täna me räägime kollektiivsetest pöördumistest, mis on rohkem selline riiklik fenomen, et saab Riigikogu tähelepanu juhtida, aga see keskne arusaam sellest on ikkagi see, et me teeme midagi siin ühiselt, võtame vastu teistsuguseid otsuseid kui kuskil mujal keegi teine ja see
tähendab nii suuremat kohaliku tasandi autonoomiat siis kohaliku omavalitsuse mõttes, kui ka siis üksikute kogukondade erinevaid selliseid initsiatiive, mida neil on voli algatada, kuhu riik saab ka võimenduse panna, juhul kui need vastavad ka riigi eesmärkidele. Tegelikult see osalusdemokraatia on ju oluliselt laiem. Ja Arenguseire Keskusel olid riigivalitsemise stsenaariumid 2018, kus üks stsenaarium kandis nime võrgustunud riik. Ja see oli täpselt selline, kus siis kõik otsused on delegeeritud madalaimale võimalikule tasemele, olgu see siis kohalik omavalitsus või olgu see mingi kogukond, mis ei peagi isegi lähestikku elama, aga kes defineerib ennast mingi ühiste huvide alusel tegutsevaks seltskonnaks. Ja mis selles stsenaariumis välja tuli, oli see, et see, kui hea teenustega kaetus või milline elukeskkond kusagil oli, see sõltus hästi palju sellest samast osalusinitsiatiivist. Ja aktiivse kodaniku jaoks see stsenaarium pakkus väga palju võimalust teenuste osutamises kaasa lüüa ja kaasa rääkida selles, milliseid teenuseid meie piirkonnas, meie kogukonnas osutatakse, kuidas neid korraldatakse ja nii edasi. Aga passiivne kodanik, kes selles kõiges nagu täiel rinnal kaasa ei löönud, tema oli vastamisi olukorraga, kus kogukonniti ja piirkonniti teenuste tase väga olulisel määral erines. Ja kui me räägime suuremast osalemisest demokraatias, siis sellega ju tegelikult kaasneb ka suurem vastutus selle eest, et ma algatan, käivitan ja siis riik saab võimendada neid asju, milleks riigil on võimalused ja mis on riigi eesmärkidega kooskõlas, sihtidega kooskõlas, aga tulemus on siis ebaühtlus, põhimõtteliselt me räägime ebaühtlusest, olgu see siis tõesti piirkonniti või kogukonniti või mingitel muudel alustel. Et see on see, võib-olla ütleme, see osalusdemokraatia niisugune kaugele arenenud vorm, võimalik ettekujutus sellest, kuhu me tulevikus võime jõuda, kui me ja see ju, ma ei räägi sellest kuidagi halvas mõttes, see on väga kihvt tulevik, aga et see ebaühtlus ja ebavõrdsus on miski, mis tuleb selle käigus pardale võtta, sest üldiselt me kipume ju ikkagi tahtma, et meil oleks kõik mingisugune kindel miinimum või keskmine tase ühes või teises teenuses kõigil alati tagatud. Aga sellises väga kõrge osalemisaktiivsusega, sellest osalemisaktiivsusest sõltuvas tulevikus, ei pruugi see nii olla. Et ma ei tea nüüd, kui kaugele ma selle mõttearendusega sinu küsimusest jõudsin, ilmselt päris kaugele, aga mulle tundus oluline seda osalusdemokraatia pikka tulevikku siin natukene avada, lahata ja mõelda selle peale, et kas me ühiskonnana oleme valmis aktsepteerima suuremaid erinevusi, kui need tulevad sellest, et inimesed ongi võtnud oma elu, oma juhtimise rohkem enda kätte. Kas sa viitad siin natuke ka sellele, et see allkirjade arv ju sõltub ka väga palju nendest, ütleme siis võimalustest, mis on seal algatuse taga olevatel inimestel, üleüldse tegeleda selle teemaga, sellest võimekusest neid allkirju kokku saada, et see nagu ei pruugi selle algatuse ütleme siis võib-olla olulisust või ühiskondlikku nagu mõju näidata. Jaa, ma niivõrd ei viita sellele, et kui palju on inimesi ühe või teise algatuse taga, vaid pigem ikkagi, kui paljusid üks või teine algatus mõjutab. Kui me räägime näiteks sellest, et mil määral peaksid riigid rahastama eraharidust või erakoole ja kui me kujutleme, ma ei tea, kas sel teemal on mõnda rahvaalgatust olnud, me kujutame ette näiteks, et riik peaks rahastama neid erakoole, ma ei tea, senisest rohkem, mingisugustel praegu ka juba tegelikult rahastatakse ja eks ole, ütleme, võib-olla see on halb näide, aga me võime ette kujutada erinevaid initsiatiive, kuhu siis otsitakse riigi võimendust. Ja siis on küsimus, et kui paljud siis reaalselt pärast saavad kasu sellest võimendusest, ehk kui paljude lapsed käivad nendes koolides, mida sellistel põhimõtetel käivitatakse, käigus hoitakse, riigi poolt võimendatakse. Ma olen ka seda meelt, et erinevaid uksi pole vaja teha. Üks anekdoot on hiljuti, mul just tuli meelde, vabandust, et ma selle räägin nüüd, kus üks Ameerika luureja annab ennast Vene luurele üles, läheb FSB Lubjankasse sisse, esimesest uksest sisse ütleb, et tere, ma olen Vene luureja, et ma tahan ennast, või Ameerika luureja, ma tahan ennast üles anda. Ahah, selge, öelge, kas teil relvad on? On küll, palun mingi kolmandasse kabinetti. Läheb kolmandasse kabinetti. Tere, ma olen Ameerika luureja, tahan ennast üles anda. Ahah, ja mul on relvad ka. Ahah, öelge, kas teil pealtkuulamisaparaat on? On, minge 7. kabinetti. Läheb 7. kabinetti. Tere, ma olen Ameerika luureja, mul on relvad, mul on pealtkuulamisaparaat, ma tahan ennast üles anda.
ahah, selge, kas teil instruktaaž on küll, minge 9. kabinetti, läheb sinna, räägib selle sama loo ära, küsitakse kõige lõpetuseks, kas teil on ülesanne midagi detoneerida, jah, on küll, aga minge tehke seda, mis te meid tülitate kogu aeg. Ühesõnaga, ei, neid eraldi uksi ei ole vaja ja täpselt nagu Tea ütles, olulisem on pigemini selle algatuse mõju analüüsida, kui et seda allkirjade arvu. Ma arvan, et näiteks 35 000 allkirja saab nipsust kätte olukorras, kus keegi tahab Kaja Kallast hetkel maha võtta. Pole mingi küsimus ja kas me peame selle võrra siis sellesse tõsisemalt suhtuma, kui esindusdemokraatia on nõndaviisi kunagi ette näinud, siis ma arvan, et ei vea. Vastus küsimusele siis. Mul endal on natukene sarnane tunnetus, et ütleme, kui rääkida sellest ajakirjanduslikust rahvaalgatusportaali siis imagost, siis see natuke jätab mulje, et see on koht, kus ollakse kõikide asjade vastu. Ja vastab tõele, et väga tihti algatused, mis on millegi vastu või mis protestivad ühe või teise isiku vastu, saavad väga kergelt hästi palju allkirju. Ja sellisel juhul me justkui nagu võimendaksime seda, et justkui pöördumine oleks ainult millegi vastu olev. See on ka oluline. See on väga oluline nagu funktsioon rahvaalgatusel, aga just, et palju raskem on saada kokku allkirju mingisuguste ettepanekute suhtes, mis tõesti nagu muudaksid ühiskonnas midagi või mis oleks mingid uued ideed. Aga palun. Jaa, Timo, just ma panin umbes sama mõttekirja siia, et mis see siis on, mille järgi seda olulisust või mõju nagu, et kas me räägime allkirjadest või me räägime seda teemamõjust, on ju, et noh, ma vaatasin ka praegu neid teemasid, mis seal on ju, et näiteks seal on üks väga värske, ma ütleks, et provotseeriv kollektiivse pöördumise allkirjade korjamine, mis NATO-st välja. Ja noh, teemana kui selline on väga oluline arutelu, kui me võtame Eesti julgeoleku olukorda ja et kas me siis tõesti, et kui ta mõjutab meid teemana väga palju, et kas me siis hakkame kuidagi eraldi seda arutama. Minu küsimus üldse, kui palju me peaks seda arutama, sest ma arvan, et see on väga provotseeriv kollektiivne pöördumine seal algatatud. Ja kui ma vaatan seda aastaarvuga, mis on kuni aastane 2049, no siis see on väga kõnekas. Et mille järgi me siis seda tähtsust hakkame hindama, et mida kuidagi teistmoodi teha. Et ma arvan, et praegu need tingimused, reeglid, et need on head. Et see selline kriitiline ühtemoodi mõtlevate inimeste hulk on oluline, sest vastasel juhul ma kujutan ette, kui see oleks tõesti nii, et iga inimene saaks pöörduda kollektiivse pöördumisega, mida siis Riigikogu komisjonid hakkavad arutama, no me jookseme väga kiiresti umbe siin sellega, et neid toredaid mõtteid kindlasti tuleb väga-väga palju. Ja mis puudutab nüüd jälle allkirjade kokkusaamist, ma olen väga nõus sellega, et mida intrigeerivam nimetus, seal tegelikult see sisu isegi, et tihtipeale inimesed ei jõua sisuni, vaatab, mis see pealkiri on, mida intrigeerivam see on, mida vastuolulisem see on, seda kiiremini ka allkirjad tulevad, et siis on jälle küsimus, et kas me vaatame nende allkirjade järgi ja hakkame siis seda kuidagi teistmoodi arutama, et ma arvan, et see praegune olukord on hea. Tõesti, need erinevate isikute tagasiastumisele suunatud pöördumisi on olnud aegade jooksul väga palju. Juhul, kui see puudutab ametis olevat peaministrit, siis ütleme, et Riigikogule saatmine on asjakohane, kuna Riigikogul on võimalik umbusaldada. Meil on olnud ka pöördumisi Riigikogu liikmete tagasiastumise osas. Sellisel juhul ta jõuab küll parlamenti, aga olgem ausad, parlament ei saa iseenda liikmeid kuidagimoodi lahti lasta, kui see liige siis ise vabatahtlikult tagasi ei astu. Ja on ka olnud pöördumisi, et vabariigi president peab tagasi astuma. Ja meil oli ka president Kaljulaidi ajal oli üks äärmiselt inetu venekeelne otseses mõttes sõimukiri kollektiivse pöördumisena. Ta küll ei saanud allkirju täis, aga kiri selline seal oli, venekeelne, sõim, kogu venekeelne rikastatud sõnavara ära kasutatud. Ja siis me küsisime tegelikult presidendi kantseleist, et mida me teeme selle pöördumisega. Ja presidendi kantselei arvas, et mitte midagi ei tee. Selles mõttes, et palju hullem oleks see, kui me selle maha võtaksime. Et see näitabki nagu mingisugust meelsust, aga loomulikult või õnneks selline kirja väga palju toetusallkirju ei saanud.
Aga võib-olla Liia, et sinul oli enne see mõte, et kas peaks nagu erineva allkirjade arvuga pöördumisi kuidagi nagu erinevalt käsitlema, et äkki sa natukene avaksid seda, et mida siis nagu võiks teha või millele võiks mõelda? Natuke kahetsen juba, et ma selle mõtte teie ette tõin, sest minu see mõte oli seotud sellega, võib-olla mingi kompromissi soov ka selle EKRE suunaga, kes kogu aeg ütleb, et no meil on need instrumendid kõik nii-öelda formaalsed, et need ei ole sisulised, et ikkagi, kui ikkagi on rahvas midagi tahab, siis peaks ta seda saama. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kui me siis tõstame selle lävendi tõesti nii kõrgele, et on näha, et suur osa ühiskonnast on sellega kaasas, et äkki siis peame seda tõsisemalt nagu ikkagi võtma. Aga see ei ole kindlasti mitte esimene teema, mida me üldse kollektiivsete pöördumiste nii-öelda tulevikku arutades peaksime silmas pidama. Minu jaoks on kõige olulisem see, kuidas avalikkus nii-öelda teadvustab seda võimalust üldse. Sest ma olen nii vana, et ma tean, kuidas üks portaal õhtule läks, täna otsustan mina. See allekäik oli täpselt nii, et sinna jäi üks tuumik inimesi, kes seda kasutasid ja oleks võib-olla veel kasutanud, aga ta kaotas oma ühiskondliku mõju just selle tõttu, et tal ei olnud seda laiapõhjalisust. Ja kui ma nüüd kuulen praegu siit 10 aastat kollektiivseid pöördumisi, siis ma tõesti tahaksin teada seda, et kui palju on neid erinevaid algatajaid, Susu on tubli, eks ole, 10 algatust, aga kas selliseid tublisid inimesi on neid 10, on neid 100, kas neid algatajaid võib-olla meie hulgas on ka võib-olla juba mitusada, seda tahaks teada. Ja allkirjastajad ka, kas need on ühed ja samad inimesed, kes iga päev käivad sealt läbi ja annavad toredale pöördumisele allkirja, või on ikkagi juba tekkinud selline ühiskondlik huvi teema vastu ja teadvustamine, et mina kui aktiivne kodanik võiks teada, mis seal toimub, mis teemad on üleval ja võib-olla mõni nendest teemadest kõnetab ka mind. Nii et mina näen kodanikuõpetuses seda vajadust, et iga noor, kes lõpetab gümnaasium, veelgi parem võib-olla põhikooli, teaks, et selline koht on olemas ja selline võimalus on olemas, et nii-öelda kuidagi seda poliitikat ja poliitilist diskussiooni ühiskonnas elavdada. Et ma ajakirjaniku poolt ootaks suuremat pühendumist ja võiks pead tööle panna, kuidas seda samast portaali promoda huvitavalt ja kaasakiskuvalt. Aitäh. Me natuke, Maarja-Leena saab mikrofon, me natuke rohkem teame algatajate kohta, et võib-olla Maarja-Leena, ma kohe annan sulle sõna, et äkki sa nende algatajate profiili kohta natuke räägid, mida meil teada on. Et allkirjastajate kohta me ei tea, aga algatajate kohta teame, aga mis puudutab seda kodanikuharidust, siis see on minul ka väga hinge peal jälle, kuna ma igapäevaselt näen tudengeid, kes tulevad, ma küll väga vähe puutun bakalaureuseõppega kokku, aga ikkagi näen tudengeid, kes tulevad esimesele kursusele õppima riigiteaduseid, ehk neil on juba huvi selle valdkonna vastu. Ja siis sa nagu lähed sinna loenguruumi ja sa nagu katsetad, et mida nad siis teavad kooli kodanikuõpetuse tundidest ja mida nad ei tea, ja see on väga õhuke. See meie kodanikuõpetuse programm on väga ajalookeskne. Ja nagu loomulikult see sõltub hästi palju õpetajatest, et nende entusiasmist ja pealehakkamisest ja nii edasi. Aga tõesti, et ma pean tunnistama, et meil nüüd Tartu Ülikooli Süteinstituudi ja Tehnikaülikooli Nurksa instituudiga me oleme võtnud oma südameasjaks seda kodanikuõpetuse programmi natukene nügima hakata. Aga äkki sa oskad meile natuke algatajate profiilist rohkem rääkida? Jah, see on täiesti ka selline kaardistamise teema, mida tuleks nüüd veel edasi teha, aga me seal Soome ekspertidega markeerisime ära, et läbi kollektiivsete pöördumiste kasvab täiesti uut moodi poliitikat tegevad nagu poliitiku karjäärid, võib-olla Maarja isegi oskab seda paremini sõnastada, aga jah, nagu Susuga on meil näide siin praegu selles mõttes, aga mitte, et minnakse siis Riigikogusse, aga ka tekivad professionaalsed huvikaitsjad.
et on inimesed, kes on kunagi teinud lihtsalt algatuse nagu mingisuguse hetke või emotsiooni ajal ja siis pärast ongi jäänud seda huvikaitsetööd tegema, võib-olla valdkonnas, mis ei olegi tema päris töökoht. Et sellised näited on, aga me ei ole nagu täielikult ära katnud seda. Aga näited on kindlasti olemas ja see kindlasti tasub nagu edasist analüüsi ka. Aga kas on mingit hoomatavat arvu, oskad meile öelda, et kui palju meil neid algatajaid on olnud? Algatuste taga ei ole kunagi ainult üks inimene. Me näeme seda ühte inimest seal, et kui meil on neid, no ütleme 400 algatust, korrutame selle siis 5-ga, 3-ga, noh midagi see, noh, me ikkagi räägime 1000 inimest Eesti mõistes. Osad on korduvad, aga 1000. See on rõõm tõdeda, et teil tegelikult nii laialt seda on. Suur tänu, Liia Hänni, kõigepealt meelde tuletamast, kui vana minagi oled, sest mina mäletan ka Tommi algust ja lõppu väga hästi. See Tom on täpselt ehe näide, mis ma tahtsin tegelikult selle sama Vox Populi juurde tuua. Kõige ehedam nii-öelda ka rahvaalgatus ja osalusdemokraatia annad võimaluse esiteks ventiil olla väga pahasele inimesele, aga teiseks sa püstitad ka küsimuse, mille lootad väga huvitavaid vastuseid. Ja kahjuks juhtus niimoodi, et Vox Populi saade üsna ruttu kaaperdati kui väga korralik nii-öelda sõnum maailma. Vox Populi kuulatavus käis oli, sinusoididel oli näha kohe. Kui kuulatav saade ta keskel oli ja kuulati seda sellepärast, et alguses ikka huvi pärast, mis ideed lendavad ja teiseks, et kui kihvt, nüüd sõimatakse kedagi. Ja ühel hetkel see oli umbes aasta pärast selle sama saate käivitumist, vaatame korra oma märkmiku helistajatega, meil olid numbrid teada, viisid kõik niidid ühe erakonna kontorisse. Siis läks asi natukene maha, meil tekkis üks uus erakond ja siis vaatasime uuesti numbreid, viisid ühe teise erakonna kontorisse. Kaaperdati ära, kahjuks see kaaperdati ära, tekkisid valvehelistajad, tekkisid valvekommentaarid, kõik ühes suunas. Vahel juhtus ka niimoodi, mulle üks sõber kogemata tunnistas välja, et oli täitsa arutelu selle sama erakonna listis, kuulge, täna on teemaks see, kes on vaba, kes helistab ja nõnda edasi. Nii oli. Ja mul endal on sama hirm olnud selle sama osalusdemokraatiaga või Eesti koostöökogu, eks ole, rahvaalgatusportaaliga, et ta on üks mingisugune konkreetne punt, fanaatilisi inimesi, mida allkirjastada, mida mitte. See sama NATO-st välja, ma lugesin kommentaare ka seal all, eks ole, nagu vanad ajad oleks telefoni otsas jälle meelde tulnud. See algas, esimene kommentaar oli kutsuge kiirabi ja nõnda edasi. Et see on see oht tõepoolest ja kuidas seda laia profiili hoida niimoodi, et ta intelligentsina seal püsiks, tekiksid need samad huvikaitsjad. See on tõesti hästi suur küsimusmärk ja ma ise ka väga loodan, et see ring veel laieneb, et oleks reaalsed huvikaitsjad, nagu Suusu siin väljas on reaalselt Eesti viipekeele eest seisjad, on puuetega inimeste ligipääsu eest seisjad ja nõnda viisi edasi. Et kuidas nii-öelda lahustada see protsent lahti neid nii-öelda valvekommentaatorid, kelle kõvast häälest jääb mulje, et nemad ongi need Eesti riik või mis iganes ja nemad on selle süvariigi vastand ja nii edasi. Veel kommentaare. Sotsiaalvaldkonnas on väga erineva taustaga neid pöördumisi ja neid tuleb väga palju. Kas jõuab menetleda üldse? Muidugi jõuab, peab jõudma. Peab jõudma selles mõttes, et esiteks see on meie kohustus ja teiseks need teemad on huvitavad. Kuigi ma vaatasin nüüd natuke tagasi siin mõne aasta peale sotsiaalkomisjonis olnud teemasid, siis isegi kui ei tea, mis ühiskonnas see toimus, ei mäleta, ei ole kursis olnud, mis iganes see põhjus on, siis väga hästi nende kollektiivsete pöördumiste järgi saab aru, mis aeg parajasti oli. Et kui me võtame siin mõned aastad tagasi, kui meil oli tervisekriis, enamjaolt kõik kollektiivsed pöördumised ühel või teisel moel puudutasid piiranguid, puudutasid vaktsineerimist, puudutasid lastega seonduvalt siis erinevaid raviviise ja nii edasi, et nad ikkagi ühiskonna seda meelsust peegeldavad, et sellest saab aru. Need teemade mõttes jah, on hästi erinevad,
aga on ka korduvaid teemasid, mis on ka, ma arvan, hea selles mõttes, et see näitab seda, et kui sul on probleem või inimestel on probleem, mis ei ole saanud kohe lahenduse, aga ta ei ole ka selline, et idee fiks või nagu Timo siin rääkis, et niidid viivad mõne erakonna kontorisse, et need ei ole sellised teemad. See näitab seda, et kui sul on korduvalt ühte kollektiivset pöördumist mingite aastate järgi siis esitatud, küll võib-olla see tuum on erinev pisut, siis need on probleemid, millega tuleb ka tegeleda. Sest need näitavad ka inimeste muret. Muidugi ma ei mõtle nüüd tõesti, kui on äärmuslikud näited, neid on meil ka olnud. Aga vähemalt nii palju, kui ma nüüd tagasi vaatasin, kas oli aastasse 2019, paar ka jäid silma teemade mõttes alates 2015, siis see teemade spekter on olnud lai, korduvaid kollektiivseid pöördumisi minu silm haaras ühel korral, mis oli siis tõesti selliselt, et 2 aasta jooksul sama sisulisi esitatud korduvalt. Ja siis seetõttu pärast esimest see arutelu enam ei jõudnud komisjoni, aga jah, teemad on väga erinevad ja mis ma tahtsin öelda, et see, et on niisugune entusiasmitide klubi, et sotsiaalkomisjoni poole pealt mina küll ei saa seda öelda, sellepärast et muidugi, kui me räägime kas koroona-ajast või kui siin oli 5G teemad, et seal jah, me võime aimata, kust need initsiatiivid on tulnud, aga enamjaolt on erinevad inimesed ja erinevad probleemid, et see laiapõhjalisus tegelikult teeb rõõmu. Ja 2 mõtet, mis on tekkinud seda arutelu kuulates. Esiteks, kuidas populariseerida kollektiivsete pöördumiste esitamise võimalust ja seda portaali. Ma loodan, et ma ei tule siin lahtisest uksest sisse, aga iseenesest on hiljuti ju näiteks Eero Epneri sulest ilmunud 2 väga sellist laineid löövat lugu. Üks oli siis Salgast ja sellest siis, kuidas valimiseelsed ettevalmistused käisid, milliste erakondadega infot jagati. Ja teine oli hiljuti, ma vaatasin Fermi Energiast, jah, et võib-olla see ei olnud ka Eero Epner, võib-olla see oli keegi teine. Levilas oli pikk lugu, nii et vabandust, kui ma omistan talle midagi ja mingi teise autori praegu tollele täiesti külma teen, et siis väga vabandan. Ühesõnaga, Daniel Vaarik oli see hoopis, okei. Siis minu õnnitlused temale selle loo puhul. Ja ühesõnaga, mingi sarnane lugu või sarnases formaadis lugu sellest ühest või teisest õnnestunud kollektiivsest pöördumisest, et mis need telgitagused olid, kuidas see kõik käis, milline draama, milline kangelaslikkus, mis seal kõik seas oli. Tõenäoliselt leiaks neid episoode küll ja veel. Et see on üks võib-olla pisut niisugune lahtisest uksest sisse mõte. Teine, ma olen ikkagi siin pead murdnud, et kuidas seda sama kollektiivsete pöördumiste mehhanismi, seda esindusdemokraatiat paremini siduda. Ja eks see küsimus taandub sellele, et kui agarad on poliitikud, sealhulgas Riigikogus, neid pöördumisi käsitlema, ütleme, et kas see, et ma tegelen selle pöördumisega, mis on tulnud, kas see annab mulle minu tunnetuse järgi avalikkuses täiendavat krediiti, täiendavat nähtavust või see on miski, mis on ebamugav, näiteks kuna riigieelarves ei ole raha, on ju, ja ma pean siin pareerima, laveerima ja see on keeruline. Eks see muidugi sõltub hästi palju pöördumise iseloomust kindlasti, aga et kui kuidagi jõuda sinna, kus need kollektiivsed pöördumised, nendega tegelemine on Riigikogus väärtustatud just sellepärast, et see annab avalikkuses nagu head kuvandit juurde, kuni selleni välja, et need sagedasemad esitajad nopitakse parteidesse, ehk siis esindusdemokraatia ridadesse. Et see võiks äkki olla see mõttesuund või kuhu selle instrumendiga tuleks liikuda. Ja Maarja-Leena enne just ka mainis, mis Sitraga koos välja tuli, et see menetluskvaliteet on nagu väga oluline, et menetluskvaliteet mõjutab ka nii-öelda Riigikogu kuvandit, et teinekord isegi selge ära ütleb otsus on parem otsus kui selline laveerimine.
Palun. Ja siit lõpust just, et mis puudutab seda teema arutelu, siis meil näiteks viimased korrad on olnud ka mureks siin eelnevalt, vist Rait Maruste tõi välja, et see vorm, kollektiivse pöördumise vorm, et milline ta võiks või peaks olema, et kas ta praegu on piisav. Et meil näiteks oli juhus, kus oligi kollektiivne pöördumine, oli üks lause. Ta oli meilitsi arusaadav hüüdlause, aga samas see sisu, et mis siis täpsemalt sellega mõeldi, mida tahetakse muuta, kas tahetakse muuta või see oligi lihtsalt üleskutse, et ma pean ütlema, et sellist pöördumist on ka kvaliteetselt tegelikult raske arutada, et kuidas sa seda edasi siis ka avalikkusele annad. Ja mis muidugi alati tähelepanu püüab, on teema uudsus. Kui on ettepanek, mis on uudne, mis varem võib-olla ei ole sellist kõlapinda leidnud, need ettepanekud siin, ma praegu keele peale ei tule, mis meil oli just üks hiljuti, aga lihtsalt see teema oli nii uudne, et mind küllatas, et oligi, ajakirjandus oli kohal, tuli küsis, tuli uuris, aga sellist teemat varem ei olnud arutatud lihtsalt. Ja, et need ettepanekute kvaliteet, et mõnikord tõesti, kui tulevad sellised ühelauselised algatused, siis vahel on koostöökogu inimesed seal ise kommenteerinud või siis osalenud seal arutelus, juhtinud tähelepanu, teinekord, kui tegemist on ka ilmselgelt põhiseaduse vastase algatusega, on sellele tähelepanu juhitud. Ja tore on see, et ka täiesti kolmandad inimesed tulevad ja juhivad sellele algatuse kvaliteedile tähelepanu seal samas rahvaalgatusportaalis. Aga paraku on nii, et kui see üks hüüdlause, punkt või hüüumärk saab selle 1000 allkirja täis, siis ta peab parlamenti jõudma. Et meil ei ole mingit õigust seda kuidagimoodi kinni hoida või kuidagimoodi öelda, et ei, me enne ei saada, kui te olete 10 lauset põhjenduseks ära kirjutanud, eks ju. Ja see on ka olnud alati see hästi suur dilemma kogu selle rahvaalgatusportaali ülalpidamisel, et kui palju sekkuda. Ja erinevate algatuste ütleme siis populariseerimise või tutvustusega on ka natuke selline, tegelikult ma tahaks head nõu saada praegu nii teilt kui siit saalist, et juhul, kui Eesti Koostöökogu hakkaks algatusi välja tooma ükshaaval, ütleme, et oma Facebooki lehel näitama, et näete, siin on selline algatus, et tulge pange allkirju või muul viisil tähelepanu juhtima, siis kas seda võidakse ka tõlgendada, just kui me eelistaksime ühtesid algatajaid, sest kõikidele kõikidele ei ole mõtet sellist võimendust teha, sest siis ei ole enam võimendus, kui sa kõikidega tegeled, eks ju. Või me peaksime seda hakkama tegelema siis, kui 1000 allkirja on täis, ehk juba on näha, et mingi osakaal ühiskonnas on olemas, et olge head, andke meile nõu, et kuidas võiks tõlgendada seda, kui me hakkaksime konkreetseid algatusi reklaamima, Liia, ole hea. Ja aitäh selle eest. Kõigepealt selle viimase küsimuse suhtes, ma arvan, et koostöökogu peab jääma ja see platvorm neutraalseks. Teie ülesanne ei ole hakata promoma, ütleme, konkreetset allkirju, et see saaks, et algatus saaks allkirjad, see on ikka algataja ülesanne. Mida koostöökogu kindlasti võib oma veebilehel ja mujal promoda, on see, kui üks algatus on 1000 allkirja täis saanud ja läheb Riigikokku. Mõnikord korjavad nad rohkem allkirju reeglina. Seda kindlasti võiks teha, et selline neutraalne info andmine on minu meelest täiesti sobiv. Nüüd, kuidas pöördumise Riigikogus menetluse tähtsust tõsta, et inimene, kes selle menetluse eest seisab komisjonis, oleks siis tunnustatud. Ma arvan, et võiks määrata kollektiivse pöördumise raportööri täiesti nimeliselt
konkreetse inimese, kes sellega tegeleb, ta võib seda siis teavitada avalikkust, et ta seda teeb, see võiks olla Riigikogu uudistes, pressiteade selle kohta, et selline algatus on menetluses, raportöör on nii ja niisugune inimene, et see annaks ka nagu võib-olla neid poliitilisi punkte, mida poliitikud vajavad. Nüüd üks oluline teema on minu meelest see avalikkuse küsimus ja isikuandmete kaitse küsimus. Et kui ma vaatasin ka täna seda Riigikogu veebilehte, nende algatuste loetelu on seal väga ilusti leitav, guugeldage Riigikogu kollektiivsed pöördumised, tuleb teile kogu see info ette, siis osa algatajaid on seal näiteks L.H. See ei ole muidugi mina, aga ühesõnaga seal ei ole nimesid välja toodud ja võib-olla on see seaduse küsimus, et minu meelest igal kollektiivsel pöördumisel on algatajad, kes on inimesed, kes on nimelised ja kes käivad selle algatusega koos ka Riigikogu komisjonides. Ja neid võiks olla ka vähemalt 3 inimest, eks oleks siis see side algatajatega olemas, et seda algatajad peavad olema avalikud, Soomes on avalikud ka allkirjastajad, meil, see on suur põhimõtteline küsimus, kas me tahame öelda, et kui inimene on nii, tähtis, et ta teeb sinna oma allkirjad, kas siis Riigikogu ja avalikkus võiks teada ka, kes need inimesed on, kes meie poliitilist päevakorda määravad. Erakonna liikmed on meil avalikud, aga ma ei ütle, et peaksid avalikud olema, sest valimised on salajad, võib-olla see analoogia on siis rohkem nagu valimistega seotud, aga algatajate avalikkus tuleb tagada ja võib-olla ka soovitada või teha mingi võimalus siis neid algatajatele ennast tutvustada, et see ei oleks nagu täiesti niisugune pime algatus, kus me ei tea, kes need algatajad on. Me saame guugeldada loomulikult, aga nad võiksid lisada mingisuguse enesetutvustuse küll. Ja siis veel üks, ma nüüd räägin kõik oma mured ära, petitsioonide sõda, mida on ka tulnud kahetsusväärselt ju jälgida ja see oli see sama perehüvitiste teema, kus olid alguses, et ebaõiglane siis, et miks perehüvitisi vähendatakse, on väga kahetsusväärne juhtum, mis heidab valgust selle Eesti õigusloome protsessi nii-öelda ebademokraatlikkusele tegelikult. Aga mõte oli selline idee, et kui selline asi toimub ja me ei suuda seda ära kuidagi hoida, et siis võib-olla oleks see järeldus sellest, oleks see väike või rahvakogu protsess, kus siis väljaspool seda poliitilist establishmenti tuleksid valik, nii-öelda juhuslik valik kodanike kokku ja arutaks seda, milline on siis Eestis näiteks õiglane süsteem perehüvitisteks ja lastetoetusteks. See oli lihtsalt ideena. Aitäh! Aitäh! Kas Riigikogu oleks valmis rahvakogu meetodit ise kasutama? See on huvitav võte on see. Ma just mõtlesin selles mõttes, et mis puudutas nüüd need 2 petitsiooni ja 1 on ju täna veel ootel tegelikult, mis puudutab perehüvitisi, on hästi hea võrdlus, sest see ongi ühelt poolt üks äärmus, teiselt poolt teine äärmus ja olles olnud kogu selle vaidluse sees, siis need mõlemad, kui see ükspidi otsus tehti ja pärast siis nüüd teistpidi tehti, siis jah, see juhuslik valik, lihtsalt ma võrdlen neid petitsioone, kui üks oli hästi konkreetne, siis teise, mis oli see, et ei tohi midagi ära võtta, siin oli hästi palju kõike kokku pantud, et kuidas seal tagada seda selles mõttes juhuslikku valimit, et seal ei mindaks jälle isiklikuks, sest tegelikult ka need petitsiooni loojad ju olid ka inimesed tänavalt, kellel oligi see oma arvamus ja nad seisid selle eest. Et see väiksesse ruumi kokkupanemine, see võiks aidata,
ma arvan, et see annaks selles mõttes uut vaadet, et inimesed ka üksteist kuulaksid rohkem ja mõistaks siis, et mis on ühe probleemid, mis on teise probleemid, miks nad ühte või teistmoodi mõtlevad. Sest seesama, kui me komisjonis näiteks oli ka huvigruppide ärakuulamine, oli samamoodi, ühed olid väga ühes äärmuses, teised väga teises äärmuses, aga lõppkokkuvõte sellel arutelul oli see, et absoluutselt me peamegi lastega peresid rohkem toetama, aga vaatama ka seda, et kuidas see toetamine oleks efektiivsem. Et see tulemus tegelikult oli ju positiivne. Ja samamoodi siis, kui me suudame, minul ainuke nagu küsimus on see, et kuidas me sinna ruumi suudame need inimesed tuua, et see ei läheks väga ühele poole kaldu ega ei läheks väga teisele poole kaldu. Et see on, ma näen siin mitu kätt kohe soovivad sellele anda nõu. Palun. Ja kuni mikrofon reisib Teeleni, siis Tea, ole hea. Okei, Teele enne. Teele, jah. Aitäh, mina olen see Teeleveh, keda Suusu siis 8 aastat tagasi sõimas, kes olin rahvaalgatuse beta-versiooni ülespanija omal ajal. No natuke see on ilus aja, nüüd on tore sellele naerda tagasi, et oligi üks katastroof, mis seal alguses toimus. Ja tuletasid mulle ka meelde. Õnne, juhuvalim ei tähenda juhuslikke inimesi. Juhuvalim siis rahvakogu või teiste miniavalikkuse meetodite on Citizen Council, Citizen Jury, see on plejaad neid võtteid. Tähendab seda, et tulebki esinduslik läbilõige ühiskonnast kokku. Ja see võib olla siis, ma ei tea, 20 inimest, 50 inimest, 100 inimest, täpselt selle sama peretoetuste seaduse, automaksu või mis on, kus on nagu nii seda, et nagu me ei taha, kui ka seda, et me väga tahame teemal. Et selles mõttes see oleks väga-väga mõnus, ilus demokraatia innovatsioon Eestis, kui näiteks Riigikogu juures ongi selline alaline võib-olla üheaastase mandaadiga seltskond läbilõige ühiskonnast ja siis saab seda kogu kasutadagi täpselt nagu, et mis see tunnetus siis tegelikult on. Sinna juurde käib on ju teadmiste andmine, arutlemine, kaalutlemine, see ei ole see, et mina, nagu rahvahääletus on ju, mina arvan oma senise kogemuse elu põhjal, et see on hea või see on halb. Sinna juurde käib see, mis peaks Riigikogus ka käima, on ju. Et seda tahtsin, aga mul tegelikult on hoopis küsimus Timole. See tuli praegu lisaks märkus. Et Timo, sina ajakirjanikuna, mis takistab sinu puhul raadioeetris, aga laiendaks ka kas teles või trükimeedias püsirubriigi loomist? Ja võtame siis ainult rahvaalgatused praegu, mingid põnevamad teemad ja siis ka nende üle arutlemist, polemiseerimist on see sõna, on ju. Kas ma võin selle eelmise teema lõpuks korra kiire repliigi, kui ma võin? Seesama, et rahvakoguga lahendada perehüvitiste tüli. Et lõpuks see taandub sellele, kuidas me seda rahvakogu ikka kokku paneme. See, et ta on esinduslik läbilõige ühiskonnast, veel ei lahenda seda küsimust, sest me teame, et vähem kui 3 lapsega inimesi on rohkem kui 3 ja enama lapsega inimesi. Seda me juba teame. Seega nad ju saavad selles rahvakogus ju loomulikult ülekaalu. Et siis me ka teame, mis seisukoht seal peale jääb. Sama hästi ühesõnaga. See taandub sellele, mil moel me kaalume lapsi. Kuidas me paneme selle rahvakogu niimoodi kokku, et milline kaal on lastel ja kui me siis selle lastele mingi kaalu omistame, siis võib tõesti juhtuda, et need 3 ja enama lapsega isikud saavad siis võrdse kaalu nendega, kellel on vähem lapsi. Aga see on jällegi meie kunstlik otsus, see ei kujune kuidagi moodi ühiskonna läbilõikest. Et seda tahtsin öelda. Selles küsimuses ma näen, et see ei pruugi väga midagi lahendada. Nii et aga siis sõna Timole. Ühiskonna läbilõigest tõenäoliselt äkki sotsioloogs võib kommenteerida. Rohkem tuleb inimesi, kellel ei ole lapsi hetkel, alaealisi lapsi, ma mõtlen. Lihtsalt võib-olla väikse ääremärkuse, et ma tean, mis on see juhuvalim, aga just Tea võttis väga hästi kokku, et me oleme nii väike riik, et leida nagu see õige kontsentratsioon seal, see on päris suur väljakutse oleks, mis ei tähenda, et see oleks võimatu. Äkki sotsioloog kommenteerib, palun, jah? Seda ei oska kommenteerida, et loomulikult selle rahvakogu idee ongi selles, et see on nii nagu avaliku arvamuse küsitlus, eks ole, et ta ongi neutraalne, et seda ei saa kaaluda mingite
noh, et mingit ühiskonnagruppi olulisemaks, aga mis on rahvakogu puhul oluline, on see, et tegelikult ju see valim, mille siis küsitlusfirma või kes tahes loob, et need inimesed ei pruugi kõik tahta tulla, et iseenesest see on niikuinii kallutatud sinnapoole, et sinna tulevad aktiivsed inimesed, kes on valmis sõitma kuskilt Võrumaalt siia laululavale või eks ole, kuhu iganes. Et noh, see kallutatus on nagu paratamatu, aga jah, seda, et kui me tahame teada, kuidas ühiskond suhtub lastetoetusesse, siis me ei saa kaaluda paljulapselisi peresid olulisemaks, eks ole, siis ei tule see ühiskonna arvamus välja. Seda peab juba võtma, siis poliitikud peavad siis arvesse võtma. Ja kui lõunapausi ajal oli Hillega juttu sellest, et kui sellel nii-öelda algses rahvakogus oli mure, et kas venekeelsete osakaal tuleb kokku, sest venekeelsed ei soovinud tulla eestikeelsele arutelule Eesti demokraatia põhimõtetest, siis noh, mis iganes teema puhul tegelikult tekib sama küsimus, eks ju. Ja noh, perehüvitised puudutavad kõiki Eesti püsielanikke. Aga see tagant oli. Ja. Kas töötab? Jaa. Kui siin üks Teele juba rääkis, siis teine Teele võtab ka mikrofoni kätte. Teele Jõks on minu nimi. Mina olen siis rahvaalgatuste peretoetused õiglaseks ja iga laps on oluline kaasalgataja. Ja ma tahaks lihtsalt ühe asja ära õiendada või noh, klaarida, mis puudutab meie seisukohta, mida siis nagu Õnnele natuke vastu võidelda. Et minu hinnangul meie üritame esindada tasakaalustatud siis seisukohta ja mitte seda äärmuslikku seisukohta, mida Õnne ütles, et oli üks äärmus ja oli teine äärmus ja kuidagi ei ole nõus omaks võtma nagu seda, et meie vaated oleks kuidagi äärmuslikud. Et mõte on ikkagi selles, et just et tasakaalustatud oleks see asi, mitte ühte äärmusesse kaldub. Et see oli lihtsalt väike õiendus, mida ma tahtsin edasi anda. Aitäh! Aitäh! Timo, sul oli kõnas küsimus enne. Ja Liia. Ja palun Liia. Repliik selle kohta, et kes on need inimesed, mida nad mõtlevad, kes kutsutakse rahvakogu protsessi. Et siin eeldus oli see, et nad lähevad sinna ja taavad endale vastu rinda. See tegelikult ei ole nii. Inimesed, kellel on ülesanne leida lahendus riigi jaoks, mitte oma probleemi jaoks, mõtlevad just nimelt palju laiemalt ja Teele on minu meelest üks näide sellest niisugust kodaniku vaatest olukorras, kus üks erakonna lihtsalt pani oma ühepoolselt oma tahte maksma ja selle rahvakogu niisugust võimet tõusta nagu endast kõrgemale näitas ka see rahvakogu, kus isegi pärast arutelu presidendi otsevalimine ei saanud enam toetust. Kui inimesed kuulevad argumente, nad mõtlevad selle oma peas läbi ja nad ei lähe sinna ainult niimoodi, et kõrvad on kinni ja mingi valmis seisukoha esindamiseks. Sellepärast Riigikogu ma julgustan küll, et tehke proovi. Ja eksperdid, siin võib ka eksperdid. Ja see eristabki tavapärast sotsioloogilist küsitlust rahvakogus, et kui sotsioloogilise küsitluse puhul sulle helistatakse, tere, mis te arvate haldusreformist, küsimärk, millele isegi mina ei oskaks vastata jah või ei, siis rahvakogu puhul sulle antakse info kätte, sulle antakse argumendid kätte, sul on võimalik arutleda, teisi argumente kuulata ja ka ümber mõelda. Aga nii, mul katus juba Timol oli küsimus. Ma nägin ühte kätt tegelikult, kuuleme sealt ikka ära ka, selle mikrofoniga lähemal ka. Tere taas. Ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et võib-olla tekkis vahepeal siin ka juba mõte, et võib-olla saaks mingi jätkuüritusena kokku, et hea meelega räägiks nendest samadest detailidest, et hästi palju müüte on õhus ja tegelikult need vastus on ammu juba olemas, et selle 11 aasta järel on väga palju seda meetodit, rahvakogu meetodit edasi arendatud sellesse, nagu, kuidas see juhuvalim koguneb, kuidas saada seal tasakaal, et seal on igas protsessis on erinevad otsustusetapid, mida saabki teha erinevaid osapooli kaasates ja leida selle, mis on siis hetkel nagu legitiimseim. Aga ma arvan ka, et pigem see sõnum siin on ka, mida minu meelest Juhan hästi ütlesid, et küsimus ei ole ju selles, et kutsume siis need inimesed, keda see puudutab see teema, et vastupidi. Need valikud on meil vaja ühiskonnas ju ära tasakaalustada, eks ole, ja ma olen ka seda rääkinud siin kolleegide küll ja küll, et just nende hüvitist teemadel tulekski teha rahvakogu, sest on erinevaid sihtgruppi, kes omavahel võistlevad, kes saab rohkem, kes saab mille eest, eks ole. Et seetõttu tulekski teha just need ühiskonna üleseid, mis on läbilõikelised
ja vaadatagi, et mis on seal need erinevad tunnused, et aga seda saab täpselt teha niimoodi protsessis, et teeme jätkuürituse, ma luban siin välja, et kutsume. Ja kõik ürituste jätkuarutelude ideed, palun pange siia kasti. Kui siia tuleb kriitiline mass kokku, kindlasti organiseerin. Ja päris kindlasti siis lükka see suure kella külge ja helista mulle, siis ma saan sellele suuremat reklaami ka teha. Ma nüüd hakkan vastama su küsimusele teile. Lühike vastus on, et miks ei ole püsirubriiki, mis on meid takistanud. Mul ei ole enam Vox Populit, päriselt. See oleks muidu oleval küll. Täitsa selline teema, et ma võtan mingisuguse olulise rahvaalgatuse, ideaalne oleks see lausa rahvaalgatuse teema, mis on 1000 allkirjani lähenemas. Võtan ta üles ja küsin, kas annaksite allkirja või midagi säärast. Et see ongi lihtne lugu. Aga teine lugu, nagu tekitada raadiosse igapäevaselt mingi rubriik. Ma arvan, et ma neid ettepanekuid saan aastas keskmiselt 20. Korvpallisõbrad tahavad oma rubriiki, olümpiajaloolased tahavad oma rubriiki saada, juustuvalmistajad, alkoholi pooldajad, alkoholi vastased, ja nii edasi. Meil on tegelikult sisuturundus selle jaoks olemas. Ja ma jõuan jälle selle turunduse juurde, ma jõuan jälle selle juurde, et demokraatia siseturundus, miks mitte? Katoliku kirik näiteks meil sai hiljuti just sisuturundusminutid, kõik on võimalik. Muidugi see maksab natukene raha ja vahendeid, aga saab ka äkki osavamalt, kui Margus Linnamäega hästi läbi saada. Nii lihtne ongi. Et see tähelepanu, ma tahaks veel ühe asja öelda, mis mulle väga meeldis see mõte, mida Tea välja tõi, oli see, et kui rahvaalgatus jõuab Riigikokku, tal on Riigikogul ja parlamendil on kohustus seda menetleda ja ka väärikas ei on väga oluline vastus, et selle rahvaalgatuse esitajad jääksid ka pärast eitavat vastust või menetluse käigus hästi väärikale seisukohale. Ma olen liiga palju sotsiaalmeedias jälginud ühte poliitikut, kes on kahjuks koalitsioonierakonnast, valitsuserakonnast ja kellel on kombeks mitte nii väärikalt igasugustele algatustele, küll parlamendis, mujalt ühiskonnast nagu vastata, mis võtab igasuguse initsiatiivi ja tahtmise uuesti üritada ära. Ja see oleks mul küll südame peal üks asi, mis ma tahaks ära öelda. Nii, Hille, palun, sinu nimi ka kõlas. Võta, kohe jõuab mikrofon. Ja mina ei tea statistikat, aga võib-olla Õnne teab, et teiste komisjonide kohta ka, kas on endiselt tava, et kutsuda komisjoni kohale see inimene, kes algatuse on teinud ja kelle nimed on seal all. Kas see on absoluutselt läbiv? Vaat see oleks ka üks koht, kus tõesti prožektor peale panna ja nagu tõsta esile, eks ole, seda algatust, võib-olla seda autorlust, ja siis seda nagu arutelu iseenesest loomulikult ka, aga et nagu proovida haakida siis see tähelepanu ka sinna, kust allikast see algatuskomisjoni jõudnud on. Aga kas alati algatajad ise tahavad seda tähelepanu saada? Jah, see ei saa sundida, Mul on raske kõneleda teiste komisjonide eest, aga minu teada ikkagi on see tava on selline, et vähemalt sotsiaalkomisjonis on küll, et alati, kui me arutame kollektiivset pöördumist, siis algataja kas 1, 2, teinekord ka 3 esindajat on kohal. Et muidu me ei saa arutadagi seda. Sest me ei saa küsida ju ja nad ei saa selgitada seda, mis nende mõte oli ja see info tegelikult läheb ka avalikkusele välja, et kui meil see arutelu on tulemas, kes sinna tulevad, mis on teemad, see läheb ka välja, aga eks see on ka niimoodi, et avalikus ruumis meedias neid üks teema on päevakajalisem, teine on vähem päevakajalisem ja nii see tähelepanu siis ka koguneb või ei kogune. Et see on paratamatu ja ma arvan, et see on iga asjaga on niimoodi, et see ei ole ainult kollektiivsete pöördumistega. Aga jah, muidugi kuulame inimest ära ja kutsume kohale. Ma lihtsalt lühikese märkusena tõsi on see, et kui Riigikogu komisjon teeb pressiteate, see veel ei tähenda, et see ilmub kohe kõigi portaalide seal ülaosas. Et tihtipeale see jõuab maksimaalselt PNS-i ja nii on, et see ikkagi sõltub sellest ajakirjanduslikust vastuvõtust. Ajakirjanduslikku vastuvõttu ja apetiiti tuleb tekitada. Muidu on tõepoolest niimoodi, et 5 minutit Lauri Hussari kabinetis, välk lampe ja siis kogu nägemist. Aga mis on nagu oluline, et isegi kui see algatusest maha läheb vast, siis rahvaalgatuse puhul on ju see, et see põhi on olemas, algatusidee on olemas, mis tol päeval ei lenda. Kas need riiulis püsivad nii kaua, et neid meeles peetakse, et mingi hetk saab uuesti välja tuua? Abieluvõrdsus muidugi püsis, sest et see oli lihtsalt nii lõhestav teema. 35 000 allkirja saite, eks ju, ja 805 peale. Peaaegu 36 000. Et ühel hetkel sai sellest asja, 10 aastat ja on olemas. Kas teiste algatustega on täpselt see sama lugu?
Nüüd oleneb see teema, on ju, et ma ühe selle näite tõin, mis oli haigushooldusüvitis, samamoodi oluline ühiskonnas tähelepanu saab ja nüüd saab tehtud, et ma vaatasin meil komisjonist ka, on päris mitu teemat olnud, mis on jõudnud näiteks riiklikult tähtsa küsimusena suurde saali, mis näiteks oli, kas oli hoolduskindlustuse tegemine. Samamoodi ta tuli kollektiivse pöördumisena ja läks edasi siis OTRK-na suurde saali, apteeke puudutav jõudis seaduseks üldse. Ja siin oli veel mitmeid, et see paratamatult on, et see oleneb teema päevakajalisus ja kui palju inimesi ja avalikku ruumi ta üldse kõnetab. Ma korraks teen siia vahepeal sellise digirepliigi, et me täna räägime kollektiivsetest pöördumistest peamiselt rahvaalgatusportaali kontekstis, kuigi võid juba paberil tulla pöördumisega. Aga fakt on see, et täna inimesed suhtlevad riigiga ütleme siis kanalite kaudu ja just kohalike omavalitsustega on meil olnud tihe suhtlus viimasel ajal ja ma ise olen mitme omavalitsusjuhiga rääkinud ja algselt omavalitsusjuhid olid üsna sellises segaduses või nad ei saanud aru, et miks peaks nende elanikud hakkama tegema mingisuguse rahvaalgatus veebi kaudu neile pöördumisi, kui nad võiksid tulla, võtta vallamajas nööbist kinni. Aga paraku see tänapäeva ühiskond on üha enam selline, et kui te jälgite noori, nad istuvad kahekesi kõrvuti tooli peal ja nad omavahel suhtlevad sõnumite kaudu. See nende harjumus digivahendite kaudu suhelda, väljendada on lihtsalt nii igapäevane, et tänapäeval isegi kohalikes asjades, kui vallavanem elab sul kõrval majas, sa ei lähe mitte tema hoovi ja ei hakka seal ütlema, et mida tuleb teha, vaid sa teed rahvaalgatusportaalis pöördumise. Ja sellest ei saanud vallavanemad tükk aega aru, et miks see nii on, aga see lihtsalt on olnud selline digiühiskonna areng ja seetõttu ma arvan, et ka see Riigikogu tasandil rahvaalgatus veeb muutub üha käepärasemaks inimestele, et nad ongi harjunud juba riigiga digiteel suhtlema. Veel, ja Susu, soovisid veel kommentaari? Nüüd läks niimoodi. Mul on väike repliik ja siis on tegelikult küsimus Õnnele, sest kuna ta siin komisjoni juhina istud, siis ma saan kasutada ka seda võimalust liia. Et kõigepealt see menetluse kvaliteedi teema, et minu kogemuse järgi sõltub see kvaliteet päris palju sellest, kui palju avalikkuses kõlapinda see pöördumine saab. Aga mis omakorda sõltub sellest, kuivõrd laiapõhjaline on selle algatusega seotud inimeste ja huvirühmade hulk. Et kui sa suudad, kui algatajate hulgas on hästi laiapindne see, siis on ka suurem tõenäosus, et ta saab ka avalikkuses suuremat tähelepanu. Aga Õnnele on mul küsimus, mis puudutab ka ühte petitsiooni, millega ma olin ka seotud, mis läks minu oli sotsiaalkomisjon, kui ma õigesti mäletan. Aga see oli varem, on ju. Et see oli see väärika elust lahkumise ehk siis eutanaasia petitsioon, et see on selline minu arust, mis on veidi päevakorrast maas, aga samas ei ole, on ju. Et äkki sa korraks räägid sellest? Aitäh. See oli mul ühe näitena siin kirja pandud positiivse näitena. Täna me valmistame ette ju PET eelnõud ehk siis patsiendi elulõputahte avalduse eelnõud, Sotsiaalministeerium valmistab seda ette, mis küll siis jälle, kui me vaatame, et ammu oli arutelu, see küll puudutas nüüd eutanaasiat konkreetselt, aga seal ka üks osa oli, et patsiendi tahteavaldus on seal juures, kuna meie ühiskond ei ole järsemaks muutuseks valmis, siis me oleme läinud täna seda teed, et me loome PET-i võimaluse inimestele. Ja see tõesti on jälle see positiivne näide, et see arutelu oli.
tundus võib-olla, et siin vahepeal tulid olulisemad teemad peale, aga see ei kadunud mitte kuhugi. Ja täna me oleme sellel maal, et me juba astume siis leebemas vormis neid samme. Et selles mõttes väga hea näide jälle. Aga millest te järeldate, et ühiskond ei ole valmis radikaalsemateks sammudeks? Vaadates diskussioone ja väga suuri erimeelsusi ja need on jälle siuke, et minnakse väga ühte äärmusesse ära, et alustame sellest otsast, mida me suudame täna teha ja kus meil on suurem üksmeel ja jõuame siis võib-olla tulevikus välja ka, et inimesed saavad rohkem veel oma elu üle otsustada. Aitäh. Veel mõtteid, kommentaare, soovitusi? Soove ja palun. Olen Piret. Ma olen ühe külavanem. Et mul jäi väga see meelde nüüd see mõte, et kas vallavanemal võtta nööbist kinni või siis esitada pöördumine läbi selle portaali, siis mis on selle portaali väga võimestav väärtus on see, et kui nüüd ainult üks inimene vallavanema nööbist võttis kinni, vallavanem kuulis, ta võis selle homseks ära unustada ja mitte midagi ei juhtunud. Aga sellest pöördumisest võivad saada mõne teise valla inimesed ka teada ja leiavad, et oi, see oli väga hea mõte, miks meie pole selle peale tulnud, meil oleks ka seda vaja. Et sealt see informatsioon niimoodi võib vaikselt hakata kerima ja siis sealt see kodanik saab siis natukene hoopis enda jaoks sobivamas vormis niisugust tõuget. See võimestab teda selles mõttes, et selle tasandi probleemid, mis on ja kus on tema lahendused ja vajadused, et ta saab sealt nagu niisugust teavet, et ta on selles suhtes väga hea mitmetasandiline koht, et mõnikord on nii, et omavalitsus võibki kuskil kogu aeg ära kaotada need ettepanekud, aga vaat sealt pöördumiste portaalist, vaat ta ei kao ära, ta jääb ju sinna nähtavale ja siis ta võib sealt ka saada edasi arenemiseks ka mingit võimalust, et võib-olla mingi aja pärast järgmine põlvkond korjab üles ja ütleb, et miks siis sellest mitte midagi ei juhtunud, vaatame üles, teeme uuesti, äkki nüüd läheb käima. Et selles suhtes on väga hea, et tal ka koguneb see teave, et on tohutult hea andmebaas. Aitäh, suur tänu teile. Väga hea mõte sellest positiivsest välismõjust teistele omavalitsustele ka. Aga jah, omavalitsuse tasandil nagu toimivad täitsa omaette mehhanismid ja täna me sellele ei ole keskendunud, aga minul on nagu väga hea rõõm, et omavalitsuse tasandilt meil on võib-olla ehk isegi rohkem selliseid nii-öelda konkreetselt selge tulemusega lõppenud algatusi. Lihtsalt neid on veel ajaliselt palju vähem. Valitakse volikokku pärast. Jah, et need, kes veebis oled, siis Maarja-Leena juhtis tähelepanu, et kohalikul tasandil on neid algatajate karjääri nii-öelda rohkem ja väga paljud jõuavad neist lõpuks volikokku. Ehk siis näitavad aktiivsust kohalikul tasandil ja siis löövad volikogus kohalikus elus kaasa. Nii, aga mida koostöökogusid kaasa võtab? Me peame rääkima rohkem rahvaalgatuse võimalusest, rahvaalgatusveebist, konkreetsetest algatustest, selles mõttes, et pigem siis ikkagi mitte minema nagu konkreetset algatust promoma, vaid et põhimõtteliselt info selle kohta, et nüüd sai see algatus 1000 allkirja täis, nüüd see läheb Riigikokku, et anda ka siis nagu Riigikogule sisendit või võimalust sellest samast teemast edasi rääkida. Ja me loodame, et järgmine kord, kui me kokku tuleme, on juba rohkem ajakirjanikke äkki huvitatud, aga põhimõtteliselt täna ta on nii-öelda teadlaste keeles öeldud institutsionaliseerunud selline instrument. Ta on oma koha leidnud, ta töötab, kindlasti me koostöökogu poolt püüame ka töötada selle nimel, et neid algatajaid rohkem toetada, sest minu kogemus näitab, et seal on tõesti ka neid, kes on professionaalselt väga tugevad, kes tahavad saada avalikku tähelepanu, aga on ka neid, kes tegelikult ise seda avalikku tähelepanu ei taha, aga neil on väga hea idee. Ja ka neid on vaja nagu rohkem toetada just selle algatuse
nii koostamise kui ka toetajate leidmise koha pealt. Aga igal juhul mina tänan teid väga, et te aitasite meil mõelda kollektiivse pöördumise kui vahendi ja rahvaalgatusportaali edasiarendamise teemadel. Ja demokraatia ei ole midagi iseenesest mõistetavat, et mida rohkem me nagu neid võimalusi siin arendame ja toetame, seda enam meil vähemalt on lootust edasi elada demokraatlikus ühiskonnas ja terves demokraatlikus ühiskonnas, kus kõik tunnevad ennast olulise osana ühiskonnast. Ja suur tänu veel kord kõigile, kes tegid tööd selle nimel, et kollektiivsete pöördumiste õigus üldse saaks loodud. Aitäh sulle, Liia, aitäh tollasele Riigikogule, Vabariigi presidendile ja koostöökogu inimestele, kes seda hakkasid järjest vedama ja kes ka täna väga suurt tööd igapäevaselt teevad. Ilusat õhtut teile, ilusat ilmanautimist ja ma loodan, et me kohtume veel paljudel sellistel aruteludel.